Mul on siis hea meel anda nüüd sõna Tallinna linnaplaneerimise ameti juhatajale Ignar Fjukile. Control L ei tööta. Esimest kord elus. Tere! Väärikas ruum. Väärikas publik ja nõudlik publik, aga suvi on. Ja kõik algab ikka tühjusest. Vahva on mõelda, et arhitekt elaks riigis või kohas, kus on olnud sõda, ammoniaagiplahvatus, tsunami, maavärin, milline algus see oleks. Ma üliõpilastele ikkagi innustan neid mõtlema niimoodi, et kõik algab just nagu ei millestki. Aga tegelikult ei alga, sest ükskõik kuidas me ennast lahti ei mõtle, meil on mälu, meil on ajalugu, me oleme kultuursed inimesed. Minu jaoks on Saarinen üks alguspunkt, kuidas defineerida linnaruumi. Ja teine alguspunkt on Konstantin Pätsi poolt algatatud Tallinna uulitsate ja platside ruumilise kujutuse projektid, mida Soans ja Lohk tegid 30. aastatel 40-45 tänavale väljakule. See on nüüd lõik. See on Süda tänav, Pärnu maantee, hariduse tänane Roosikrantsi tänav. Tänavatel olid laotused, kõrgused, kõik oli defineeritud esimese korruse kõrgus, esimese korruse iseloom. Kas see on avatud, suhestub tänavaga, peaks olema vitriinaknad, milline on karniisi kõrgus. See on siis Süda tänav ots, Sakala tänav. Ja kui ma nüüd siia tulin siia saali, siis nagu ikka Ülos Töör võttis nööbist kinni ja ütles mulle nii, et jätke Tallinnasse Konstantin Pätsi monumendiga jahkerdamine. Ma mõtlesin, jälle on keegi, kes ütleb, et ta oli reetur, ta sekendas venelastega, aga ta ütleb, et ei, et Päts tegi oma monumendi Tallinnasse, et ta lõi selle linna ruumilise keskkonna, selle mõtlemise, kuidas linna tuleks kujundada. Tänan. Ja see on nüüd üks nendest väga paljudest lõikudest, kus on siis see nii-öelda Konstantin Pätsi algatus näha ja mille üle me oleme rõõmsad. Martini lahendus siin veidi ignoreerib seda, aga kindlasti ta on aktsepteeritav. See ongi aeg annab teatud mõttes vabadusi ja teistsuguse asja käsitlust. Aga nüüd see ekraan siin ees on küll midagi, mis ei aita meid, sest see maja esimesed korrused on siiani välja müümata üle aasta juba. No põhjus ju veel, aga lihtsalt, et see ei kutsu inimest sinna sisse. Margiti oma on vist siin taga ka väga väärikas.
aga kõik, mis ma nüüd nagu räägin, on minu nagu isiklik arusaam või kogemus või miks ma midagi teen või ei tee. Ja peale seda on Tallinnast ühte teist sellist uut ja mis varem või hiljem muutub meie jaoks ka mingisuguseks pärandiks või mida me kaitseme. Nüüd see on see teatriväljak, toonane Lenini puiestee. Praegu meil oli soov teatriväljaku arhiituurivõistlus teha, maa alla parkimised teha ja anda sellele väljakule, kus praegu on ümbritsetud hekiga, kus isegi ükski loom ei pääse sinna sisse, inimestest rääkimata. Tõrkus või sattusime nii-öelda Mart Kalmu peale, kes ütles, et ei, see on Aleksander Niine looming, üks tema silmapaistvamaid, et me ei tohi siia mitte midagi teha. Sõda andis meile ka muid õppetunde ja meil muudab vaikselt meie mõtteviisi. Ja see, mis nüüd Harju tänavaga on juhtunud, siis et see on nüüd midagi, mida ma ei oska isegi seletada, aga see kajastub selles, et öeldakse ja mõeldakse nüüd juba nagu kollektiivselt isegi, et mälestised peavad olema vaadeldavalt, igal poolt vaadeldavad, nad peavad olema avatud. Ma nüüd vaatame seda tohutut tühjust, see ala, ja kui meenutame, mis on see vanalinna väärtus, see kvartaalne suletud süsteem, mida Helmi Üprus ja tema kaasaegsed siis nagu defineerisid ja meile andsid nagu võtme vanalinna mõistmiseks, siis siin on nagu mingisugune anakronism. Ja see anakronism väljendub igal pool, kui me pöördume muinsuskaitse nii-öelda meil ta ei ole muinsuskaitse osakonna poole, siis me saame sealt alati signaali, et kui on mälestisega tegemist, et siis peab olema ta 360 kraadi vaadelda. Aga nad ei ole ju kunagi niimoodi tehtud ja kunagi ei ole nii mõeldud, et ta peaks olema avatud. Tartu, samasugune probleem. Vanemuine muidugi lammutati, Tallinnas osa hooneid päästeti, palju ka lammutati, aga Tartus on nüüd ka see nii-öelda tühjuse avatuse kultus, et see sõda oli just nagu mingisugune linnaplaneerija XZ, kes lõi meile nagu uue arusaama linnakeskusest, meie linnast üldse, kuigi me mäletame ja teame, et Tartu on olnud ja on ka täna paljus veel selline. Narva või Pärnus kahetsusväärselt lammutati väga palju Pärnu kesklinnast ära ja ka sinna tekkis üks nii-öelda Lenini allee või ma ei mäleta, mis selle nimi oli, nüüd ta pikk täna. See Nikolai kirik, mis lammutati, see oli kuskil siin kandis. Ja minu esimene võistlus, mis ma tegin Alar Oruvee ja Ferdinand Mälliga oli aastast 77 Pärnu kesklinna detailplaneeringu lahendus ja see oli siis selline, et kõigele muule, mis me siia kavandasime, see oli kõik tühi. Oli ka mul mõte, et see Lenini puiesti, mis on 3-korrused elumajad, et esimeste korruste osas võiks sinna ette ehitada nii-öelda äripinnad, et muuta see tänav nii-öelda inimsõbralikumaks, kitsaks. Kahetsusväärselt peab ütlema, et see töö tõsteti kui nõukogude pärandit mitte austav enne žürii tööle asumist kõrvale. Aga kui nüüd vaadata seda kohta, siis siin on vist Piktala 12 ärimees Elmar Lepale kuuluv ala ja ta angažeeris 10 aastat tagasi mind žüriisse ja siia kõrghoone teha. Ja minu meelest see oli ka üks selline koht, kus ma nõustusin, et vaatame, mis juhtub. Ja
võistluse võitis vendade Maiste, selline väga hea lahendus. Ja ma olen ikka mõelnud, et muidugi ta takerdus siis linna ja riigi muinsuskaitseameti konservatiivse järelevalve tegevuse taha, aga et kui üks selline asi oleks sinna sündinud, et kas me oleksime siis millegi võrra vaesemad või midagi oleks ääretult rikutud. Aga tollesse nii-öelda nõukogude aega kuulub üks teine Paul Härmsoni mõte aastast 62, aastal 60 sai Tallinna kaubamaja valmis, et võiks Balti jaamast kaubamajani teha ühe laia 50-meetrise laiuse allee läbi vanalinn. Et siis külalised, kes Balti jaama saabuvad, saaksid minna Tallinna kaubamajja oste tegema. Ja päraspidisega veel edasi minema. See on nüüd see, mis oli minule nii-öelda alustuseks kaasa antud või kus nagu mingisugused tegevused algasid. Ja teine liin on siis see nii-öelda avatuse tõeline pilotaaž. See on Mustamäe, vabaplaneering. Sama kõik ka Lasnamäel ja nii-öelda esimene akt, mis ma siis tegin, oli Silver Vahteriga aastal 79 sari Linn, serigraafia. Ja see oli siis nii-öelda Sõpruse puiestel anonüümne keskkond, mingisugune elamismaht Sõpruse 214 kahe maja vahel. Kuigi ta kontseptuaalselt pidi tähendama seda anonüümsust ja lihtsustatust, siis tagantjärgi ma mõtlen, et see on midagi väga suletud süsteemi. Ja nüüd ma tooksin teile minevikust paar lahendust. 70. aastate alguses korraldasti Tallinnas Tallinna kesklinnad detailplaneeringu üleliiduline võistlus. Seal anti välja 2 esipreemiat ja mõned preemiad veel. Ja see on siis ühe esikoha preemia saanud töödes Bruns, Kallas, Karp ja insener Karu. Ja selleks ajaks oli Viru hotell juba valmis. Ja oli otsus, et siit tuleb mingisugune telg mereni. Rotermann pidi minema maatasa. Ette oli nähtud nii-öelda Ülemisted uus rangijaam siia ja need kvartalid praktiliselt kõik olid kavandatud nii-öelda uusoonestusega ja tollane Lenini puieste nüüd Rävala siia olid siit nähtud kõrgemad hooned. Teise esikoha sai Leningradi kollektiiv, kellel oli samasugune teema siin. Ja silma torkab veel mingisugune selline lahendus siin Tõnismäe tänava, Liivalaia tänava kandis mingisugune kummaline väljakumaht ja et kuidas see läbi viia see Lenini puieste. Nemad võtavad siit kõik maha, kuni taastavad siin need bastioni. Ja Martpordi töö on muidugi nii-öelda Keldrimägi siin absoluutselt igal pool. Aga ma alles hiljaaegu avastasin, et tal on siin üks kummaline lahendus, mida ei oleks uskunudki, et Martport seda teeb. Et nimelt, kui siin on siis see Rävala, ta lõpetab selle kuskil siin Tatari teljel ära ja siia tal tekib üks Sakala kõrval üks suletud linnaväljak ümmargune. See oleks olnud päris uhke asi. Aga muidugi
tööd hakkasid tegema edasi siis Karp Kallas ja Prunss ja noh, siin on see näha, mis pidi sellest Rotermannist saama ja kogu see värk ja see oligi see hetk, kus siis nii-öelda meie noored arhitektide liidus, ma ei tea, palju siin täna noori on, aga me nagu hakkasime selle vastu reageerima ja kindlasti see Rotermanni kvartal oli see nii-öelda potentsiaal, mis pidi vanalinnale lisaks tulema. Et sellega nagu ei saanud kuidagi leppida, et kõik see siit oleks pidanud paha minema. Ja siin nüüd on, selle foto peal on ka Viru poja juhtum. Pärast ma näitan 2 slaidi seos Viru pojaga veel. Aga 80. aastal, siis 40 aastat tagasi aprillis korraldasin siis Arhliidu 2-päevase ürituse, kus oli circa 40 või 50 ettekannet. No näiteks Vilem Künnapuult oli, et Saarise maja nagu linn, tema romantiseeris või tema jaoks oli see kogu Saarinen ja Saarinen maja Pärnu maanteel, see oli üks linn oma keerukuses. Või Ain Padrik kirjeldas siis Liivalaia tänavat sellise ühel poolt kriitilisel meelel, seal nagu kõik hooned tantsivad, pole selget ehitusjoon, aga kogu see tema essee oli täis armastust ruumi, on see siis kriitika või mõistmise vastu. Et siis ma nägin, mida tähendab olla suur arhitekt. Või siis Lennart Meri ettekanne, et Nõmme ületrükk Mustamäega on keelatud. See oli siis Valdeku tänavale oli asutud siis juba paneelelamuid rajama ja skandalist Leonard Laapin kesklinna Tallinnas nähtavat ja ehitatavat kritiseerides ütles, vabandan ette, need on tema sõnad, et see ei ole Tallinna City, see on Tallinna Sinda. Aga igal juhul selle ürituse tulemusena, seal oli ka toonane linnapea arhitekt Dmitri Prunss, kes mida aeg edasi, seda rohkem ma teda hindan, tema panuse eest selles kaitselahingutes, mida ta ikkagi Tallinna kaitsel tegi, aga enne olümpiat oli ta andnud loa palassi kõrvale Viineri baari tegemiseks. Mäletate, seal oli üks selline madal ja just, kes me siis teadsime seda, et Soans ja Lohki kava järgi pidi ju seal olema üks korralik fassaad või kõrge hoone, et kuidas sa seda lubasid ja siis ta ütles niimoodi, et see on ajutine, et olümpiakülalised saaks viinerit Tallinnas süüa, et ma sööks oma karvamütsi ära, kui see on seal kauem kui 5 aastat. See lammutati vist 6 aastat tagasi. Aga rääkides Prunssist sellise tänulikkusega, siis ma tahaks öelda nüüd täna ametis olles, et see kõik, kes on ametis olnud, oli siis Hendrik või enne seda Ike või Vilen või Riina, nendel on kõik ja näeme, mida nad on teinud ja millise, et see linn on väga keeruline, et iga päev tehakse erinevaid otsuseid. Ja mina hakkasin paar asja, ma pean nüüd ka enda kohta rääkima, mitte ainult Hendrikust rääkima. Et 81. aastal siis ma juhendasin juba Erkis siis diplomitööd, see oli siis ettepanek, kuidas samal ajal tehti Prunss, Karp ja Kallas tegid siis seda oma kesklinna detailplaneeringuid, et mis siis saaks sellest Rotermanni kvartalist ja ka Viru väljakust. Tegin need joonistusi 81-82 väljakut siin linnahalli ees või mis iganes. Ja siis meil millegipärast õnnestus saada õigus teha alternatiivne variantlahendus Tallinna kesklinna detailplaneeringule. Ja siin on siis nüüd näha, et Rotermanni kvartal on säilitatud ja esmakordselt sai siis defineeritud kõrghoonete ala Maakri tänavale. Sai defineeritud miljööväärtuslikud alad, nii et seal on siis defineeritud kassisaba, et selle kohta tuleb eraldi
ja Kadrioru kohta tuleb teha eraldi nii-öelda ehitusmäärused. Ja ka see on hoopis teistsugune lahendus. Nii et ja sellest sai siis Tallinna, see kehtestati 84. aasta jaanuaris või veebruaris, nii et see kehtis kuskil 15 aastat Tallinna kesklinnale, kuni siis tehti Tallinna uus üldplaneering, mis siis nagu seda teatud mõttes kaasajastas. Ja nii tagasiulatavalt öelda, et tänasesse päeva jõuda, et mul ongi on nagu kaks nagu suhtumist asjadesse. Üks on see seismine selle suletud ruumi, selle linnaruumi, selle inimese mõõtmelise ruumi eest ühel poolt ja nii-öelda Euroopa linn. Ja teisel poolt siis vastu seista sellele nii-öelda avatud, vabaplaneeringulisele, anonüümsele planeerimisele. Ja 84. aastal oli ka arhitektuurivõistlus, mis siis käsitles Estonia teatrit, see on siis tänane Rävala, Sakala, ja siis lahendus see, mis võitis, see on Jänes Seppel, eks. See on siis Helmik Voolaid, kõikidel on täiesti erinev käsitlus, kuidas see Süda tänav ja see lõpetus siin toimub. See oli siis Kersna ja Toivo Kallas ja see oli meie lahendus, Irina, mina ja Ring, kuidas siis seda teha, aga õnnetuseks oli, me ise kutsusime selle nii-öelda hundi välja, et 70. lõpust oli meie nagu nii-öelda mantra see, et meie kultuur ja meie nii-öelda iseseisvus on seotud just selle nii-öelda pärandi ja selle olemasolu keskkonnaga, nii et selle vastu siis ärkas see Süda tänava seltskond, kes siis koos õlmikpuuga nii-öelda jäi see nagu ehitamata. Ja see on nüüd see Viru poja teema. Siin ma põhjus, miks seda ei saanud, oli ütleme nii-öelda, et selles on ikkagi mingisugune väärtus, mida hoida ja teisalt, et kui ta nii tugevalt astub parki, siis tal on nii-öelda pargi allutab, avatud pargiruumi enda nii-öelda soovidele, et siin selle läheduses enam inimesed ei tunne endas pargis olles, vaid see on juba mingisugune muu olukord. Ja midagi taolist on nüüd siin Tuvi tänavas ka. See on üks väga vana olukord, kui selle Suur-Ameerika 12 maja taha, siin on veel vana ministeeriumi hoone, pidi tulema jäähall ja siin on samasugune juhtum, et praegu siia kavandatakse elamu kvartalit päris suurt ja esmane lahendus, mis oli otse pargi servale, krundi piirile oleks tulnud 6 või 8 korruselised majamürakad, mis tähendab, et see avatud avalik ruum oleks olnud korterelamute mõjualas. Ja nüüd lõpetuseks või nüüd üks teine näide, et ma tulen tänasesse Tallinnasse hästi kiirel sammul. Et see on nüüd üks tüüpiline linn, et keskel on tihedam, mida kaugemale keskusest läheb, asustus on siis nagu hõredam ja igasugune ühistranspordi loogika on nii, et nad ikkagi peaks keskust läbima, nii et keskuses, kus on rohkem inimesi, on ka rohkem ühistranspordi kontakte. Ja kui linnapiir on ütleme kuskil siin, siis linnapiirini ulatuvad neist ainult mõningad, mis tähendab seda, et siin ongi nii-öelda ühe pere elamud, väike tihedus ja need inimesed enamjaolt peavad hakkama saada oma erasõidukiga. Ja mida rohkem keskele, tihedus suurem, ühistransport, me ei pea autoga sõitma. Nüüd kujutame ette, et see on nüüd Tallinn, Väike-Õismäel, Mustamäel, Lasnamäel. Ja viimased 20 aastat on juhtunud niimoodi, et nii Õismäele, Astangu näol, Mustamäele kui Lasnamäele on tekkinud juurde selline nii-öelda nagu kasvajad või et kuidagi on
ka nende üldplaneeringutega on nii, et sinna võimaldatakse samasugust hoonestuslaadi, aga erandina sellest, mis oli vanasti, kus nii-öelda olid mikrorajoonid, iga mikrorajoonis oli lasteaed, kool, et see kõik sai nii-öelda kodu lähedal ära korraldatud ja ka ühistransport korraldatud nii. Siis täna nii-öelda alad nii-öelda krunditi, hoonestatakse, ei ole see lasteaedu, koole ja ka ühistransport on näha, nii et nad ei jõua siia. Et selle tõttu ongi nii, et me keskus ja Tallinna linn on tavatranspordi või erasõidukite surve all. Et inimesed lihtsalt teisiti ei saa oma lapsi lasteaeda, kooli ja kogu sellele asjale krooniks on veel see, et linna piiri äärde naabervallad on nagu puugid Tallinna külge, on see Peetri või Tabasalu, kus iganes loovad seda nii-öelda oma hoonestust ja ka sinna ei ole ühistransporti, mistõttu ka nemad, kes käivad Tallinnas tööl, on kogu aeg nii-öelda koormavad linna. Ja see on nüüd Pärna-Õue, kui ma... Aga vabandust, ma korraks segan. Meil natukene aeg. Et võib-olla, kui me oleme nüüd läinud juba selle üldplaneeringu juurde, siis läheksime võib-olla istuksime sinna ja teeksime sellise vestlusringi. Okei. Jah, aga siis ma paluksingi siia veel aitäh ettekande eest.